Tere õhtust, täna on reede, 11. oktoober, Ringvaade alustab otsesaatega ja me alustame ühest dokfilmis, mis kannab pealkirja Pärast vihma ja esilinastub see siis Ameerika suurimal dokfilmide festivalil ja üks filmis kaasa löönud inimene on meil täna siin stuudios. Inna, tere õhtust. Tere õhtust. Mis rolli te seal filmis mängisite, milles see film õigust üldse on? Aga võib-olla alustan sellest, et kes selle rehabilitatsioonilaagri siin Eestis üldse korraldas. Et selle korraldajaks oli Eesti abi- ja teraapiakoordi ühing eesotsas erakordse inimesega, kelleks on Maarja Tali, kes kutsus kõik spetsialistid, sealhulgas ka minu kohale. Ja mina olin kaasatud siis litsenseeritud teraapiakoera juhina teraapiaprotsessidesse. Olin siis toetamas terapeute ja kliente ja tegelesin ka pedagoogina, tegelesin lastega teraapiavälistel aegadel, korraldasin juhendatud tegevusi ja aitasin neid perede lugusid filmis esile tuua, kuna valdasin 4 keelt, mida oli seal platsil vaja. Väga tubli. Ja need inimesed, kes seda teraapiat vajasid, need on tegelikult siis need lapsed, keda siis Venemaa Ukrainast röövis. Ja need on nüüd siiski need päästetud lastelood. Mis asjaoludel, kuidas nad üldse Eestisse sattusid? See rehabilitatsioonilaager oligi korraldatud siis Ukrainast ebaseaduslikult küüditatud lastele, peredele, kellel õnnestus oma lapsed tagasi koju saada. Ja siis oligi korraldatud selline rehabilitatsioonilaager siin Eestis Karepal, kuhu need pered ka olid kohale kutsutud ja tulid, et Eesti väepaigas, kaunis looduses, ümbritsetuna sellest looduse ilust, rahust, natukene taastada ja tervendada oma hinge. Vaatame selle filmi treileri ära ja siis räägime edasi. А ты зубы чистила? Нет еще. Чистила. Вчера ночью? Угу. Ну почему вы не хотите? Что? Чего, Саш? Нашей мамы. Это не то, что братиком. Братиком, он может быть другом. А он не может быть братиком, он же собака. Korraldame selle retriidi Ukraina lastele, kes küüditati Venemaale sõja ajal. Nende pered suutsid nad füüsiliselt päästa. Me loodame, et see koht aitab ka nende hingel paraneda. Отпустите меня в Гималаи. О нет, о нет, о нет. Давай! Почему он на меня идет? Они накрывают, а потом немного стоит. Я проста сільська жінка. Це ніхто не повірив, що ми зможемо повернути. Може, для когось це буде приклад, щоб матері, бабусі, батьки, що треба щось робити і повертати своїх дітей. Сказали в коробочку ложить, самое близкое. Ну как тогда туда семью поместить? Не получится. Film jutustab siis nende küüditatud loo 2 kangelase, 5-aastase Sassa ja 14-aastase Veronika silme läbi. Missugune see nende lugu siis tegelikult on, et kuidas nad sealt Venemaalt ära pääsid? Kaua nad seal olid? Just, Veronika Vlasova siis viidi Venemaale kohe peale tema küla vallutamist sõja alguspäevil ja kõigepealt ta siis viidi Venemaale laagrisse ja seejärel lastekodusse, kus ta viibis üle aasta lastekodus. Ja siis Veronika vanaema Vera Vlasova siis võitles oma lapse tagasi saamise eest. Ja 5-aastane Sasha Meševoi
tema siis nii-öelda Mariupoli vallutamise käigus eraldati tema isast ja õest ja vennast siis sõjaväe kontrollipunktis ja kõigepealt öeldi talle, et ta näeb oma isa siis paari tunni pärast, kuid tegelikult lapsed siis viidi Venemaale ja ähvardati sundadopteerimisega Vene perre. Kuidas see võimalik tegelikult on, et need lapsed siiski päästetud said, et nad sinna Venemaale ei jäänud? No Veronika vanaema tegi koostööd Ukraina laste õiguste organisatsiooniga, kes siis aitas lapse eest võidelda ja tagasi saada samamoodi ja need lapsed siis veel tegelikult nii paljud lapsed on seal endiselt kinni ja loodetavasti koju pääseda. Miks Venemaa seda teeb? Kas teil on saanud see selgeks, kui te selles filmis ja selles protsessis osalesite, neid lugusid kuulasite ja teate, miks Venemaa seda teeb? Sellele küsimusele võib vastata igatepidi, aga meil on tegelikult käimas filmi Kickstarter hooandja kampaania. Filmil on tulemas väga palju veel linastusi ja meie eesmärgiks siis meeskond kogub raha selleks, et need pered, kelle lugusid me selles filmis räägime, saaksid koha peale linastustele kohale tulla ja rääkida oma lugu päriselt nendele inimestele, kellel on võim teisi lapsi tagasi koju tuua. Juba oli näiteks ÜRO laste õiguste komitees Genfis eellinastus ja kogutud annetuste, toetuste põhjal õnnestus koguda raha veel 5 lapse koju toomiseks. No me vaatame selle sama filmi režissööri üleskutset, mida ta siis spetsiaalselt selle jaoks on teinud. I have a son and my mother's care passes through me and into him now. And the thought of being separated from him is unimaginable. And I want to live in a world where when parents and children are separated, other people help. We've had 2 preview screenings so far, one for the United Nations Committee on the Rights of the Child in Geneva, and another for the filmmaking community in New York. And out of these 2 screenings, we've actually managed to raise funds for our partners, the Ukrainian Child's Rights Network, who reunited Sasha and reunited Veronica to support the return of 5 more kids. But stories like this, political stories, the streamers are increasingly wary of them. So, and that really restricts the kinds of stories that reach people. So we'd really appreciate it if you joined us in lifting up the stories of Sasha and Veronica as a way of advocating for the kids still stuck out in Russia and also for showing the people who decide what stories matter, that the stories of these kids, Sasha, Veronica, and all the other children that they represent are important. No te olete ise ka teraapiakoera juht ja teie teraapiakoer kohtus nii Sasha kui Veronikaga. Kumb ta lemmik siis oli? Kõik lapsed on lemmikud ja see kogu kogemus oli meie mõlema jaoks tegelikult sügavalt liigutav. Mul on endal Ukraina juured ja sõja algusest peale on minu missiooniks olnud aidata ja toetada lapsi, hoolitseda nii palju kui võimalik oma oskuste ja võimaluste piires. Ja loomad on nii erilised, tegelikult uuringute kohaselt koeral on võime, koer, kes on kaasatud teraapiasse, suudab maandada ärevust ja pinget, suudab luua avatud keskkonna, turvalise keskkonna, just seda, mida need lapsed tegelikult vajavad ja eriti lapsed, kes on üle elanud kohutavad sõjatraumad. Üleüldse traumaatilised sündmused elus, kellel on väga palju hingevalu, kellel on emotsionaalsed raskused ja loomad aitavad luua sellise avatud keskkonnad, turvaruum. Kui palju nendel lastel siis paremaks läks pärast seda Eestis korraldatud seda Karepa laagrit, kus nad 2 nädalat olid? Oli seda tuntav vahe laagrisse saabumisel ja pärast seda, kui nad sealt lahkusid? Muidugi selleks soovitan kindlasti vaadata filmi. Filmis on kenasti seda arengut ja protsessi ka näha ja üheks võimaluseks filmi näha on ka läbi Kickstarteri kampaania. Saab nii-öelda toetada filmi alla laadida ja vaadata ja näha seda ise ka. Et muidugi
kuidas siis major koer rahul oli? Teab ta ise ka, et ta teraapiakoer on, et ta tähtsalt tööd teeb? Ta naudib kõike, mida ta koos minuga teeb ja mida ma talle võimaldan teha. Ja loodame, et need 19 546 last ka saavad kogeda midagi sarnast lähitulevikus, mida ka need lapsed, kes võtsid osa meie rehabilitatsioonilaagrist Karepal Eesti kaunis looduses. Kus siis koer praegusel hetkel on? Miks te koera kaasa ei võtnud? Koer naudib hetkel töövaba aega juba. Kena, aga suur aitäh igatahes Inna täna meile saatesse tulemast. Suur tänu kutsumast, aitäh kõigile.